Joss, teist korda nüüd minimaalne kaotus Levadialt sellel hooajal ja täna oli seda suure mängu hõngu kuidagi nagu eriti õhus ja suurele mängule kohaselt ka üks eksimus otsustas mängu. Jaa, ei, väga emotsionaalselt, selles mõttes väga emotsionaalne mäng mõlemad poolt, et nii Levadia kui meie poolt me teadsime, et tuleb võitluslik mäng ja no seda see oli ka, igal pool mindi korralikult sisse, olid päris robustsed vead, et ma ei teagi nüüd, mis Singatehile, mis viga see tehti, peaks üle vaatama, et see oli ikka, no ma vaatasin ta ikka lendas täitsa 2 saltot tegi selle ära, mul oli siuke tunne, et väga ohtlik viga, ma ei tea, kas see oli kastis või mitte, aga jah, kahjuks üks selline kaugelt löök otsustas täna mängu, jah. Mööl tuli väljakult ära, ütles, et kurat, see Levadia ainuke löök oli. Täitsa võimalik isegi, jah. Ma praegu ei tule ette, et neil oleks väga palju võimalusi olnud. Minu arust ei olnudki praktiliselt vist võimalusi, et ega seda Liliu olukorda ei saa vist võimaluseks ka tegelikult väga lugeda, sest ta oli, esiteks see löök oli kuidagi kangutatud natuke, aga kahjuks läks see sisse, jah. Mis seal teha? Praegu mõtted natukene ikka seal kesknädalas ja suurem osa mõtteid tõenäoliselt ikkagi juba seal järgmises laupäevas. Ja ei muidugi, ma täiesti 100% seda karikat 100% tahame võita ja me läheme seal täiega panema. Oli sul täna enne mängu eelistusi ka, et kumb tuleb vastaseks? Ei olnud. Ma olen karikafinaal siin 3, 4 või 5 tükki isegi saanud mängida Flora aegadest ka, et seal ei ole vahet, kas finaal on finaal ja seal tuleb nagu täie rauaga panna. Aitüma, Joss!